No tere taas, sõbrad! Täna on siis pühapäev, 5. oktoober ja oleme tulnud siis Germo ja Richardiga meriforelli ja lõhet püüdma. Et üks kalamees tuli vastu, ütles, et nägi siuke 10 ja 7 kilost silma järgi. Noh, ei tea, kas on kalamehe jutt või mitte. Tõenäoliselt võib-olla nägi. Aga senimaani, mis me siin püüdnud oleme, 20 minutit, ei ole me veel midagi näinud ega saanud. Aga ühesõnaga, püüame, vaatame, plaanis on teha pikk püügipäev, kell 8 hommikul alustasime ja võiks lõpetada kella 5 ära, et siis saaks normaalsel ajal koju. Vot nii, siuksed lood, et vaatame 19. oktoobrini saab siis lõhet ja meriforelli jõgedest püüda siis kalastuskaardiga. Nii et kasutame ka seda võimalust ja vaatame siis, kuidas meil täna minema hakkab. Aga olgu, püüame ja eks kui mingi action käib, siis paneme kaamera käima ja kui actionit täna ei tule, siis on jälle tühi intro ja kõik muud jutud, mis tavaliselt läheb, et delete all footage ja nii on. Nii et kamraadid siin. Germo meil juba kogenud lõhepüügi spetsialist. Jagab siin nippe ja asju. Nagu mitu korda tõtt ja siis tõmbas külje peale ära. Aga malts küljes, jah? Ja sinna ääres on madal, jah. Jaa. Aga sul? Malts küljes? Mul ei olnud. Ei olnud, jah? Aga ma nägin välti. Ta jäi kuskile kivi peale. Ma võtan ise selle välja tegelikult. Siis. Fishy. Fishy. Looduses on ka ju tegelikult ilus jalutada, kui kala ei saa. Samme ja veel samme ja kala ei ole ennast näidanud ja hakkab meil varsti üks osa lõigust läbi saama. And nossing. Nii, esimene kala. Aga see on jõekas. Aga esimene kala. Nii, jah, kahjuks on jõeforell. Väike jõekas. Aga hulk toimetas ära selle kala. Ja oi, kui palju ma panin siia viskeid tegelikult. Nii. Nii. Ei pea kuulutuma ka kala. Ja jõekas, jah. Nii. Läks. Aga esimene kala, kuule. Saime nüüd selle skunk off the board. Nüüd hakkab juhtuma. Nüüd võiks hakata juhtuma. Pidele, jah. Nii, teeme väikse söögipausi. Mis meil siit siis tuleb? Atsa. -50 kana murulaugu ja väike jook. Üks härra otsustas, et tema tahab soojasööki süüa. Riis ja pork. Riis ja pork. Rice and pork.
Oppadii. 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 Oi, jälle kermo või? Mine täiesti lõpp. Täiesti lõpp. Täiesti lõpp. Täiesti lõpp. Ossa rääkis, sellel on jõudu. Vaata küll, et vesi madal on. Mis ta on? Kas isane või emane või? Isane lõhe. Isane jah, lõhe. Amerikas äkki või? Ei ole lõhe. Lõhe. Lõhe jah. Konksu jah. Oleks emane vaata, siis oleks marja vaata. 62. No nii. Ei ole hullu midagi. Nii, vaata siia. Siis ta jätab poole. Muidugi. Vaata siia. Väga korralik lõhe. Head töö. Ühesõnaga kermo 2 korda käinud, lõhet ja Amerikat püüdmas ja 2 korda on ilusa kala saanud. Ma ütleks, et see on ebaaus. Igast huvitavaid asju leiab jõe äärest, et aga neid on ka raske kaasa võtta, saame aru. Katki on läinud siit, aga need võtame kaasa. Hästi palju oleme liini leidnud täna jõe äärest. Katkised need. Ma ei tea, minu arust ei ole okei seda jätta lihtsalt loodusesse. Võtame kaasa, heategu kirjas jälle. Ja nüüd läheb kaamera kinni, viskan maa tagasi. No nii, nüüd siis teine lõik on läbi püütud. Oli edukas. Ilus 62 sentimeetrine lõhe. Isane lõhe. Ja läheme siis vaatame ühte kohta veel. Avastame. Mis see kell on? Kell on 13.47, nii et plaanis oli 5-ni püüda. Vaatame siis, mis sellest plaanist saab. Kui kaua meie vanade meeste alaseljad kestavad. Aga okei. Jälle Kermo päästab päeva. Näita neile, Kermo, kuidas suurt kala saada. Sõbrad, tomateid tahate? Pärast tahan. Need on... Ma ei saa ju lambist kurdi snäkkida. Need on Maikli tomatid. Palun. Sa ei saa jah lambist. Maikli tomatid. Sponsored by Michael. Mis asja? What? Mida? No. Oh no way. A pike. Wow. Okay. Oh, so sure. Good size pike. Now I'm thinking that I have to use mis iganes tross. Pike. Show them, Richard. My first fish of the day is a pike. I don't think it's even legal sized. Okay. It's not. Hey. Kaboom! Oh! It's not. Sea trout. It's sea trout. Ova! Or maybe brown trout. Miks ma räägin inglise keeles? Oh yeah! Nice! Woohoo! Kahju, et ma ei filminud. Oppadii! Brown trout. Jõe forell. No aga see on ju mingi, ma ei tea.
see on ilus forell, jah. Nii. on punased täpid ka. Ja. Punased täpid on peal, jah. Nii. Teeme käe korra märjaks. Padi. Okei. Ei mõõda. Mõõda rihma peal korraks, vaatame pärast. Okei. Sinna täpselt. Okei. Nii. Kahjuks on jõeforell, mitte merikas. Aga hakkas toimuma järsku Richardil. Kabum! Tänane püügipäev läbi saigi. Poisid, mis kell on? 3:30. Kell on 3:30. Lõpetasime veidikene varem ära, sest et jaks sai otsa lihtsalt, nii et aga jällegist võib edukaks püügipäevaks lugeda, kui üks pundist ikkagi saab ühe ilusa lõhe, nii et vägev, like ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka!